Kas vaatad ka kukke järgi tuule suunda? Üldse minu aknas ei paista, siin Milvi aknas paistab. Minule paistab täpselt köögiaknasse. Vaatan küll, kui ma siit mööda lähen, vaatan küll. No ikkagi kui vaatame, kukke vaatame kogu aeg. On teil hea meel, et kuldne on nüüd? Muidugi on. Päikesega ta on eriti ilus ju veel. Väga tore suunda. Kindlalt. Iga päeval enne kui ujuma lähen. Ka vaatan. Ja on hea meel, et kuldseks saab? Väga hea meel. Tuulesuunda. Vahest küll, jah. Aga meil on kodus täpselt samasugune kukk katuse otsas, küll musta värvi sepistatud. ei ole kullatud. Et selles mõttes kuke järgi vaatan tuult küll. Aga tema on rohkem selline tervitaja kukk, et vaata, kui Hiiumaale tuled koju, siis ta juba kaugelt, siis vaatad seda kukke, paistab kaugelt. Ikka vaatan ja mul on selle kukega ka ju väike side, et minu esivanemad olid samamoodi, ma teadsin Andrus Brennerit lugudest, et see on ka meie suguvõsast, mis räägite, kes selle kukke siia eelmise kukke üles tõi. Aga ikka vaatan kukke ja mul on muidugi väga hea meel, et on nii ilusam. Tuule suunda kukke järgi. Hakkan vaatama. Veel ei ole vaatama. Ma käin koeraga jalutamas ja alati ma vaatan seda asja nagu. Mulle väga meeldib. Aga kumba pidi seda kukke peab vaatama üldse? No, saba poole on tuul ju. Tähendab, et kui nokk, kui see nokk on, eks ju, ja Lööb selle niimoodi, nokk läheb siis on selle merepealt. no saba poole on nagu puhub ju, vaata. Saba poole puhub, ja, saba poole puhub tuul. Kukke järgi. Ja ma vaatan. Siis ma vaatasin, kui ma jooksmas käisin, et kus pool. Siis ma tean, mis pidi ringi joosta siin seda suurt.